Tänases osas Eestimaa suvi on käes ja kõik teevad suure hoolega heina. Mängupööning vaatab, mis on kasti sees ja paneb ühe muruniiduki kokku. Loen ette lühidalt selle aparaadi andmed. Kaubamärk Klint, mudel G46 SHLBE, bensiinimootor 139 kW, võimsus 2 kW, lõike laius 46 cm, murukoguja maht 65 liitrit. Enne masina kokkupanekut loe hoolega läbi kaasas olev juhend. Mis kõige toredam, käivitub see masin võtmega nagu auto või mootorratas. Aga kokkupanekul midagi keerulist või rasket ei ole. Käepideme kinnitamiseks on kaasas 4 kruvi ja nuppu, mille paigaldus käib käsitsi. Juhend soovitab loomulikult kõik kruviühendused ja mutrid üle vaadata. Kas ikka kõik on kõvasti kinni ja omal kohal nagu peab. Piduritross. See natuke lühem trossis, pane ülemise hoova külge. Siduritross. See natuke pikem tross, pane vastavalt alumise hoova külge. Lihtne. Kõik trossid ja juhtmed saab käepideme küljes oleva spetsiaalse kinnituse abil ära korraldada. Sellel muruniidukil on muuseas ka joogitopsi hoidja. Selle paigaldamiseks on sul vaja ristpeaga kruvikeerajat, ei muud. Nii et selline siis. Siin on näha murukoguri kokkupanek, ka see on lihtne. Ja kui sa kasutad rohu niitmisel murukogurit, siis pane tagumisele väljalaskeluugile kindlasti toed. See hõlbustab muru väljutamist ja loomulikult murukoguri oma kohale panekut. Muruniiduk on põhimõtteliselt koos. 6-astmeline tsentraalne lõikekõrguse reguleerimine on meeldiv lisa. Väga mugav ja ei pea iga ratta kallal eraldi pusima. Nüüd siis kõige tähtsam osa. Nagu sildilt näha, tuleb mootorisse lisada õli. Õlikogust ei ole juhendis ettenägelikult kirjas, kuid enamasti jääb see kuskile poole liitri piiresse. Väidetavalt on seal mingi kogus õli sees, sest tehases lastakse masinal mõnda aega töötada ja siis valatakse niiduk vedelikest tühjaks. Töötav mootor ei tohi kindlasti kuivale jääda, kuid ka ületäitmine lõpeb halvasti. Õhufilter läheb õliseks, see võtab esiteks masinal hinge kinni ning teiseks tossab su masin pärast õliõputust hullemini kui diiselrong või mõne mehe diisliga töötav ökosõiduauto, eks ole. Meie teeme nii, et valame aeglaselt väikse kogus õli sisse, ootame paar minutit ja kordame toimingut, kuni õlitase on soovitavalt miinimumi ja maksimumi vahel. Ise lisasin õli juurde nii 0,1 liitri kaupa. Iga kord ootad ja vaatad, kas tase on piisav või ei ole. Bensiini lisa enne kasutamist 1 liiter ja kogu moos. Sellel kõrgema klassi muruniidukil on muuseas lisaks veel tagarattavedu, kuid seda ei pea tingimata kasutama. Ja siis keerame võtit ja nagu näha või kuulda, läheb käima poolest pöördest. Muruniiduki aku on müügipakendis laetud. Üldiselt aga tuleb enne igat kasutuskorda akut mõned tunnid laadida. Ja ei muud kui kõik muru niitma.